Tervitame taas 11 Jumala kojas Jeesuse Kristuse nimel. Täna on taas pühapäev ja tänasel pühapäeval, sellel nädalal üldse mõtleme prohvetitele ja apostlitele. See on meie piiblilugemisraamatu teema ja täna ka oleme natukene sellel lainel, kui nii võime öelda. Aga alguseks ma loen Jumala sõna ja loengi tänase päeva kirjakoha, mis on Apostlitegude raamatu 14. peatükk ja mõned salmid. Salmid 21–27. Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal oli kätte peale panemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumist nemad issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Ja läbinud Pisiidia maa saabusid nad Pamfüüliasse. Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. Sealt nad pudetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks, selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega. Aamen. See on üks lugu Apostlitegude raamatust ja räägib siis apostlite matkast, Barnabasest ja Paulusest. Ja see on väga põnev lugu, kuidas ja mis kõik toimus, aga see on selle missioonireisi nagu kokkuvõttev lõik. Ja kus nad jõudsid tagasi Antiookiasse, sealt, kus nad olid välja läinud. Ja täna natukene peatume veel apostel Pauluse juures, aga enne seda me palvetame ja laulame ka 2 ülistuslaulu ja siis me saame veel palvetada ka isiklike vajaduste pärast. Hea Taevisa, me täname sind, tänase päeval võime taas kokku tulla sinu nimel ja paluda sinu õnnistust tänase Jumala teenistuse üle. Isa, kus me tahame kulutada sinu suurust, sinu kiidetavust, rääkida, mis suuri asju sina oled ka teinud meie eludes ja kuidas sa meidki oled läbi kandnud erinevate olukordade, nagu missionäriki käisid ja käivad tänasel päevalgi. Issand, kuidas imed võivad sündida, kui nad lähevad välja sinu nimel. Jeesus, tõesti saada oma püha vaim täna meie keskele siia ja olgu taevas avatud ja me südamed ette valmistatud. Ja ava meie vaimu kõrvad ka kuulama, mida sina tahad oma sõna läbi meile öelda. Jeesus õnnista, hoia vadia meid kõiki, kes me oleme tulnud siia. Ja ole ka nendega lähedal, kes täna pole saanud olla, aga issand, sina oled igal pool, kus sinu lapsed on ja viibivad ja kogunevad. Tänu Jeesus sulle, sinu armu ja helduse eest. Palume sa kätte ka meie maa ja rahva, nagu me ikka olen palunud, palume rahu meie maale, palume rahu meie kodudesse, meie südamesse, seda rahu, mida üksnes sina võid anda. Õnnista ka meie riigijuhte ja meie vallajuhte, issand, ja palume, et targad otsused võiks tulla ka nende juurest ja et meie rahvas ei peaks ägama koorma all, vaid võiks ka oma ülesanded täita ja issand, et nad võiksid ka sinu poole oma südamed pöörata. Jeesus, me täname sind ka Eespalle koguduse pärast, ka Leisi koguduse pärast Saaremaal, õnnista ka neid ja issand, palume nad sinu kätesse ka selle töö, selle paiga seal, nende pastorid, Janeki ja tema abilised ja pere.
Jeesus, me täname sind, et sa oled meie keskel siin ja Isand, täname, et sina oled see, kes meid julgustab, meid kinnitab ja juhatab edasi. Au ja kiitusega sinu nimele. Aamen. Aamen. Nii, nüüd meil on lauluaeg ja nüüd me saame koos Jumalat ülistada.
laste silme ees. Laulan halleluuja, valin ainult usutee. Laulan halleluuja, taevas võitleb minu eest. Laulan halleluuja, hüülistades südames. Tormides sees kõlab kiituse viis. Rohkem ja rohkem tõuseb üles kiituslaul. Tõusmas on tuhast veel lootusegi. Suur võidetud on, elab kuningas suur. Laulan halleluuja, kõigega, mis minus on. Laulan halleluuja, pimedus kaob valguses. Laulan halleluuja, keset teadmatuse teed. Laulan halleluuja, hirm ei hoia kinni mind. Tormides sees kõlab kiituse viis. Rohkem ja rohkem tõuseb üles kiituslaul. Tõusmas on tuhast veel lootusegi. Suur võidetud on, elab kuningas suur. Tormides sees kõlab kiituse viis. Rohkem ja rohkem tõuseb üles kiituslaul. Tõusmas on tuhast veel lootusegi. Suur võidetud on, elab kuningas suur. Tõstan oma hääle, tõstan oma hääle, ma tõstan oma hääle, ma tõstan oma hääle ja ma laulan sulle, Jeesus. Ma tõstan oma hääle, tõstan oma hääle, vaenlaste silme ees. Tõstan oma hääle, valin ainult usuteed. Tõstan oma hääle, taevas võitleb minu eest. Tõstan oma hääle, ülistades südames. Tõstan oma hääle, vaenlaste silme ees. Tõstan oma hääle, valin ainult usuteed. Tõstan oma hääle, taevas võitleb minu eest. Tõstan oma hääle, ülistades südames. Tõstan oma hääle, tormides sees kõlab kiituse viis. Rohkem ja rohkem tõuseb üles kiituslaul. Tõusmas on tuhast veel lootusegi. Suur võidetud on, elab kuningas suur. Tormides sees kõlab kiituse viis. Rohkem ja rohkem tõuseb üles
tõesti võime Jumalat kiita, ülistada, tänada. Ta on suur ja tema on ustav ja ta on meie juures nii tormides kui ka headel päevadel ja igal ajal. Ja me teame, et ilma temata ei juhtu midagi ja kõik, mis juhtub, tuleb ainult õnnistuseks ja kasuks meile suures pildis vaadates. Aga tuleme apostel Pauluse juurde ja mõtlesin, et me eelmine kord rääkisime Jeesusest, aga mõtlesin, et piiblis on niivõrd palju selliseid isikuid ja selliseid inimesi, kes on meile eeskujudeks. Ja kindlasti üks eeskuju on ka apostel Paulus. Ja ma loen apostel Paulusest apostlite tegude raamatu 9. peatükist ja loen esimesed 9 salmi. See räägib, kuidas siis Saulus, tema algne nimi Saulus, kuidas tema kohtus Jeesusega. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreesti juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevast tema ümber valgus. Ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis ühte häält, mis ütles talle, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles, Isand, kes sa oled? Ja hääl vastas, mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud midagi ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Aamen. Ta on apostel, kellest teame kõige rohkem. Kui vaadata Uut Testamenti, siis terve 3 sellest on, kui panna veel apostlite raamat ka sinna sisse, siis me saame 3 mahust. Ja tema isikul on olnud kõige suurem mõju peale Kristuse rohkem kui 2000-aastasele kiriku ajaloole. Ja samuti on tal ka suur mõju olnud Euroopa ajaloole. Ja selles mõttes ta on selline oluline isik, kes on väga suure jälje jätnud. Tema elu, nagu paljude inimeste elu, võib jagada suurusjärgus nagu 3. Elu enne pöördumist, pöördumise ajal ja pärast pöördumist. Ja kindlasti see elu, mis on pärast pöördumist, on nagu kõige põnevam ja kõige nagu pikem. Me teame, et ta sündis Tarsose linnas, Kagu-Türgis, Vahemere kirde nurgas. Ja see oli ülikooli linn ja tollel ajal väga tähtis keskus. Ja kui Ateena ülikool number 1 oli, Aleksandria 2, siis Tarsos oli 3. kohal. Tolle ajal tippülikoolid. Ja need kõik on Vahemere ümbruses. Ja Pauluse kasvatust mõjutas 3 asja. Esiteks oli tal juudist vanemad ja ta oli juut ja tundis selle üle uhkust. Teda oli õpetatud väiksest peale uskuma Jumalasse, Jahvesse, Iisraeli Jumalasse. Ja Jumal oli tema esimene isik juba lapsepõlvest peale. Ja kuigi eksitatult arvas, et kui ta kristlasi taga kiusab, ta teenib sellega Jumalat, aga tegelikult ta juba
alustas missioonitööd juba vaikselt selles mõttes. Ta on pärit Benjamini suguharust ja kui me loeme piibli ajalugu, näiteks ka ajaraamatuid, siis me näeme, et ka Benjamini suguharu ühel hetkel oleks peaaegu otsa saanud, aga ta on üks kõige väiksemaid ja nõrgemaid suguharusid. Ja me teame ka, et esimene Iisraeli kuningas tuli ka Benjamini samast sugupuust ja tema nimi oli ka Saul. See väike poiss sai esimese kuninga nime ja see on ka nagu väga tähendusrikas. Vanasti pandi nimesi tähendusega ja see nimi alati midagi tähendas. Ja ka Saul sai tähendub kas Jumala palutu või Jumala kätte laenutu. Hiljem võttis ta endale ladinakeelse nime Paulus ja see tähendab siis väikest või tähtsusetut või madalat. Ja see on nii huvitav tegelikult, et ta iseenda nime nagu muutis selliseks väikeseks või tühiseks või tähtsusetuks. Kui lugeda Apostlite raamatu näiteks 13. peatüki salmist 9, on üks huvitav kirjakoht, kus Sauluse nime kasutus lõpeb ja hakatakse teda pidama Pauluseks. See on üks lugu ja see on siis Pauluse esimese missioonireisi algus ja see on, kus nad käisid ja kohtusid ühe inimesega, kes oli nõid ja lüümas ja püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata, hakkas ta ka Pauluse jutule vastu ja Saulus, keda hüütakse Pauluseks, täis püha vaimu vaatas ta teravalt ja ütles, sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka issanda sirget teid väänamast ja vaata nüüd, issanda käsi tuleb su peale ja sa jääb pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja otse kohe langes Elüümase üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. Kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma, olles hämmastunud issanda õpetusest. Ja huvitav, seal just jälle selline huvitav lugu, keegi jääb pimedaks. Sama nagu Sauluse pöördumise loos ka. Ja ka Saulus ütleb, keda hüüti Pauluseks. Ja kui me edasi lugeme Apostlite raamatut, siis me näeme, et seal ainult Pauluse nimi esinebki. Paar erandit on, kus ta ise ennast seal nimetab. Poisina kolis ta arvatavasti koos perega Galileasse ja ta suunati õppima Jeruusalemma kuulsa professori käe alla, keda kutsuti Gamalieliks. Ja Gamalielist kuuleme Uue Testamendis ainult ühe korra Apostlite 5. peatükis ja kui apostlid vangistati ja need hiljem üle kuulati, siis kui tekkis juba kogu see tagakiusamine ja Gamaliel esines suurkohtu liikmetele kristlaste suhtes ja ütles, et me ei otsus siin tee midagi nende meeste kohta, vaid ootame ja vaatame. Kui see on Jumalast, jäävad nad püsima, see usk, kui ei ole, siis surevad välja. Ja see on selline tüüpiline edapoolikus tegelikult. Ja tulemuseks on, et me ei kuule enam kunagi rohkem Gamalielist enam piibliraamatus. Ta on selline arvatavalt liberaalne ja avara elukäsitlus inimusega, kes ikka ütleb, ootame, vaatame. Ja üks tema õpilastest, Saul, aga oli täpselt vastupidine. Saul ütles, kristlased on ohtlikud, need tuleb maha tappa, vangistada ja viia, sest see on suurim oht juudi usule. Kavatse võidelda selle vastu. Ja huvitav on see, et
et Jumal suudab korda viia palju rohkem vastuseisu läbi kui sellise liberaalsuse või selline ootame-vaatame süsteemi läbi. Ja Jumal sai palju rohkem teha õpilase Sauli kaudu kui õpetaja Gamalieli läbi. Kui pandi hääletusele, kas apostel Stefanost kividega surnuks visata või mitte, siis küsiti, kes on poolt. Saulus ütles, mina olen poolt. Järelikult ta võttis ka nagu poole ja temast sõltus ka selle inimese elu tegelikult. Me teame, hiljem ta kahetses väga palju seda asja. Aga tema hoidis selle mehe riideid, kes loopis kive Stefanose pihta tema hukkamisel. Ja ta tappis mehe, kes uskus Jeesusesse Kristusesse. Ja sellest ajast peale piinasid Paulus südametunnistuse piinad. Ta nägi Stefanost, me loeme seda apostliku raamatust, Stefanos on põlvili, palvetab, ta nägu hiilgab otse kui hinglil ja ta ütleb, ma näen taeva avatud olevat ja Jeesust istuma Jumala paremal käel. See ei muutnud tema otsust, Pauluse otsust. Ja kui Stefanos ütleb, täna ma annan oma hinge issanda kätte. Ma usun, et see pilt, mida Saul nägi, jäi ta südame sisse terveks eluks, tema teadvusse. Ta alustas kristlase vastase missionärina, aga ta tahtis olla missionär, lahkuda omalt maalt ja kiusata kristlasi taga, kus iganes ta leiab. Aga ta oli valel poolel. Paulus oskas väga hästi kreeka keelt, kuna ta oli üles kasvanud Tarsoses. See oli üks levinud keel, maailma keel, kreeka keel. Ta sai sellest keelest jutustada igal pool. Ja üks mõjuta oli Rooma seadus, ta oli Rooma kodanik. Ta oli telgi valmistaja, valmistas telke nii sõduritele, sõjaväele, kui ka hiljem ka olümpiakülastajatele. Ja see kodakondsus, mida Rooma kodakondsus sai, andis talle palju privileege. Rooma kodanikke näiteks kunagi ei hukatud ristilöömise läbi, vaid löödi pea maha. Sest Rooma kodaniku privileeg oli kiiresti surra, mitte piinelda. Ristisurm oli just selline väga piinav viis tol ajal. Ja see tema ettevalmistus tegelikult valmistada ette sellele missionitööle, kuhu Jumal ta kutsus. Ja on huvitav tegelikult mõelda seda, et kui näiteks teised apostlid, Johannes või Peetrus, neid oli ülekuulamisel Jeruusalemmas, siis öeldi, et kui nad nägid, kui need usujuhid nägid, et õppimata mehed rääkisid nii tarka juttu, nad olid suu lahti need. Ja samas Paulus oli väga õpetatud mees ja rääkis ka väga tarka juttu ja see jutt ka neile ei mõjunud. See oli parim haridus, mis ta tol ajal sai. Sageli me ei mõista, miks Jumal meid valmistab ja me ei tea, milleks meid valmistatakse. Ja Piiblis on väga mitmed näited tegelikult. Enne kui me Jumalasusse midagi teadsime, me juba õppisime. Ja tegelikult see, mis me oleme õppinud või kogenud või kus me läbi tulnud oleme, see on tegelikult Jumala plaanis sees juba olnud, aga me ei tea sellest. Miks me peame käima ühes koolis või teises koolis või miks me peame ühte asja õppima ja teist asja õppima, seda me saame võib-olla hiljem alles teada, milleks see hea oli, aga Jumal on meid valmistanud. Me teame, Mooses oli 80, kui ta kutsuti. Tule ja vii rahvas välja Egiptusest. Aga ennem seda oli ta saanud Egiptuse parima hariduse kuninganna pojana. Ja samuti ka
see kõrbeaeg, kus ta 40 aastat oli kõrbes seal lambad kasvatamas, hoolitsemas nende loomade eest, selle kogukonna keskel, ka see oli ettevalmistus, mida Mooses pidi läbi minema. Nii et meie eluski on palju olukordi, mida me ei tea, miks need asjad on juhtunud või olnud, aga Jumal on meid ette valmistanud millegi heaks. Ja võib-olla meie ülesanne ei olegi väga suur üldse, me ei peagi nagu maailma päästma. Aga võib-olla me peame ühele inimesele olema toeks ainult, kui ta vajab ühte head sõna, head julgustust või õpetust. See Sauluse pöördumise lugu on ka nagu huvitav, et kuidas niivõrd hästi õpetatud juudi usus nii radikaalse muutuse tegi oma ellu. Ja kuidas siis teada saada, et Messias tõesti elab? Üks võti puudus veel sinnamaani. Ta teadis tegelikult usu asjast palju, aga see kohtumine Jeesusega avas ta nagu arusaamised, kes on Jeesus. Ja siis ta avales ka kogu pühakiri talle. Aga ta mõtles kaua selle peale, mis on juhtunud oli. Tema pöördumine oli toimunud väljapool juudi pinda, Golani kõrgustikul. Ja Jeesus ilmus talle. Jeesuse nägemine oli niivõrd suur see valgus, et ta jäi 3 päevaks pimedaks. See oli meeleparandusaeg, see oli järelmõtlemise aeg. See oli aeg, kus ta mõtles, kas tõesti see, mida ma siiamaani olin uskunud, on vale? Või mis on Jumala plaan selles hetkes? Kuhu ta tahab mind viia? Mida ta tahab minuga teha? Sest see, mida ta siiamaani teinud oli, ta oli kuulnud, et see on tagakiusamine. Jeesuse tagakiusamine. Lõpuks tuleb aga Ananias sinna, tema eest palvetama ütleb, olen tulnud, et sa terveneksid, hakkaksid uuesti nägema, saaksid ristitud veega ning saaksid täis püha vaimu. See oli tema loomulik uus sünd. Ta oli valmis tööks, huvitav, et ta ei läinud kohe missionärina tööle. Ta jutlustas, ta ei suutnud nagu peatada ennast, aga igal pool, kus ta üles astus, koges ta oma rahvuskaaslaste tagakiusu, vaenulikkust. Aga mitte kunagi ei juhtu seda roomlaste hulgas. Inimesed tahavad kohe kõik maha jätta ja kui nad pöörduvad ka Jeesuse juurde, siis nagu tahaks kohe kõigile öelda, mida ma leidnud olen ja mis juhtus ja kuidas edasi minna. Ja mõnigi on ütelnud, et oleks ma tol ajal olnud natukene tagasihoidlikum, oleks palju sõbrad alles mulle jäänud. Aga Paulus läks nagu eemale ja ta elus möödus 13 aastat enne, kui ta alustas tegelikult missionitööga. Ta oli 3 aastat kõrbes ja hiljem ta oli Antiookias. Ameerika jutlustaja Philip Brooks on öelnud, et kui Jumalal on kiire, siis meil ei ole. Ja kui meil on kiire, siis Jumalal ei ole. Paulusel oli aega ja ta lihtsalt veetis aega issandaga. Teised apostlid olid ka 3 aastat koos Jeesusega käimas. Paulus oli 3 aastat oli kõrbes, üksinduses. Ja ta pidi läbi kaaluma oma arusaamised, oma lõtted, mis ta oli senini
aru saanud ja ilmselt luges ja õppis palju ka Jumala sõna. Pauluse teoloogia kasvab ka välja kohtumisest Issandaga. Ja ta mõistab seda, et koos Kristusega tasub edasi minna. Kord olid Lõuna-Eesti pahvarid koos ja üheks arutelu teemaks oli, miks on see nii, et inimesed saavad päästetud, võtavad Jeesuse vastu, saavad ristitud, aga nende senised arusaamised ei muutu. Nende eluviis tihti ei muutu. Neid tuleb alles õpetama hakata. Ja sageli on nii, et ka meie elu muutuste keskel vajame seda rahulikku aega mõtiskleda asjade üle aga mis meie elu teeb? Nii kiire on, pole aega mõelda, pole aega maha võtta. Ja ma usun, et ka üks hea võimalus selleks on ka pühapäeval ka koguduses või kirikus olla. Meil on aega mõelda, kui me suudame oma igapäeva mõtted ukse taha jätta muidugi. Paulus oli valmis muutuma. 3 aasta pärast tuleb kallis vend Barnabas, julgustuse poeg, nagu ta nimi tõlkes oli, ja võtab Pauluse kaasa ja nad lähevad Jeruusalemma kristliku koguduse ette. Ja ikkagi ka kogudus ei suuta ta vastu võtta ja suhtus temasse kuidagi kui reeturisse. Ja ta läheb tagasi Tarsosesse ja 10 aastat seal selle koguduse keskel ja alles pärast Antiokia koguduse sündi, kui Barnabas saadeti Antiokia kogudusega tutvuma, läks ta Tarsosesse taas ja otsis Paulusi ja tõi keskele ja sealt algas missioonitöö pihta. Korraks veel Antiokia linna juurde tulles. Antiokia linn, kus piiblilugu, kus kadunud poeg läheb kodunt ära. Antiokia linn, kus kadunud poeg läks raha kulutama. Kui tahtsid olla selline väärikas ja elasid Iisraelis, siis tegid võimalikult palju raha, nii palju kui võimalik, ja siis läksid Antiokiasse seda raha kulutama. See on nagu tänapäeval Las Vegas või Amsterdam või Pariis, üks patune linn. Aga selles linnas võrdsus kristlik kogudus. Seal hakati Jeesuse uskujad esimestena kristlasteks hüüdma. Ja Paulus toodi sinna linna ja juutide juut pidi hakkama elama paganate pagana keskel. Paulus kirjutab hiljem, et ma tahan elada igal pool, kus õnnestub kedagi päästa Kristusele. Ühel palvekogunemisele koos olles saab üks koguduse prohvet sõna: edaldage Paulus ja Barnabas tööle, milleks mina olen kutsunud. Ma ei ole varem seda tähele pannud, et Paulus sai kutsutud 2 erineval viisil. Pöördumisel ütles Jeesus, tule ja kuuluta mind. Ja siis tuli kogudus, kes ütles seda sama ühel hetkel prohveti läbi. Mõtlesin selle peale, et liiga paljud arvavad, et kui Jumal on millestki kutsunud, siis sellest on piisavalt. Aga vahel me peame ootama ka, et kogudus selle kutse kinnitaks. Oluline on kutse ja teada, et Kristus on sind kutsunud. Sest kui tekivad raskused, tekivad olukorrad, mis sulle ei meeldi, siis kutse on see, mis sind hoiab paigal. Ma ei tea, kas sa oma elus oled seda kogenud või mitte. Juhitöös või pahvaritöös on need hetki päris palju, kus sa mõtled, et aitab küll, et kõnniks minema. Aga kui sa tead, et Jumal on sind kutsunud, siis sa tead, et
ta on ka sinu selja taga ja kannab sind läbi. Koht kutsus mind eelmise koguduse pastor külla. Ma ei teadnud, mida oodata ja oli pisut ärevil. Eelmine kogudus oli minu Antiochia kogudus, kus mind oli välja läkitatud vaimulikule tööle. Ja ütlesin, ma tahan andeks paluda su käest, et ei ole saanud sulle olla selliseks toeks, nagu ma oleks pidanud olema või tahtnud. Ja ma olen järjest rohkem hakanud mõistma seda tegelikult, kui oluline on koguduse tugi või koguduse toetus ka. Ja ma usun, et me kõik vajame tegelikult ka üksteise toetust olukordade keskel, kus me igal päeval oleme. Paulus mõistis seda väga hästi ja ta ütleb Heebreide kirja 10. peatükis salmis 25. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. See, mida Paulus õpetas, on niivõrd palju tegelikult, seda me võime kogu elu õppida. Ja ikka leiame seda midagi uut. Tema mõju kiriku ajaloos ja Kristus on olnud tohutu. Paljud kirikuisad nagu Augustinus või Luther on tulnud pöördumisele just tema kirju lugedes. Ja tänasel päevalgi tema kirju lugedes ka paljud saavad muudetud. Ka meid, ma usun seda. Avasin oma raamatu riiuli pealt ühe raamatu. Aadne Hiop on kirjutanud Paulusest paksu raamatu piltidega. Ja kes huvi tunneb rohkem apostel Pauluse kohta, siis võite selle raamatu leida ja lugeda. Aga see on pisike killuke sellest, mida apostel Paulus oma elus tegi ja õpetas. Siin on ka mul väike apostel Paulus, jookseb ringi. Aga me lõpetame nüüd ja oleme palves. Kes jaksab, võib tõusta? Kallis Jeesus, me täname sind, et sina oled meie kõikide kutsuja ja sina oled ka see, kes apostel Pauluse kutsus enda äret käima, oma kuulutajaks, oma missionäriks. Issand, võib-olla sa kutsud ka meid ühel päeval oma tööle, oma missionäriks, seal paigas, kus me iganes oleme liigume. Issand, me täname sind, et sinu kätte me usaldada endid. Ja issand, need eluolukorrad, mis me keskel on olnud, milles me läbi oleme tulnud või milles me oleme ka praegult. Issand, me usume, et ka need on sinu plaanides. Ja issand, et me teame, et sina valmistad ka nende läbi meid millegiks muuks ette. Me oskaksime õigel ajal ka sõna öelda ja oskaksime ka sõna tähele panna. Ja vahel ka see sõna on meile ennestele vajalik. Kui me mingi küsimuse ees oleme ja küsime, mis me edasi tegema peame. Issand, Jeesus, me täname sind, et sa oled ka sellised eeskujud meile kinkinud. Ja issand, me palume, et meiegi võiksime olla eeskujudeks ka teistele inimestele, kellega me kokku puutume igal päeval, on need siis suured või väikesed, noored või vanad. Jeesus, kasvata meid ja õpeta meid ja juhata meid oma armuga. Issand, tänu, kiitus sulle tänase päeva eest ka ja siin me tahame tänada ja tahame olla koos sinu kogudusega ja olla selles kutses, milleks sa meid igat üksikut oled kutsunud. Jeesus, hoia, varja meid ja aita meid sulle lähemale saada, olla sulle rohkem rõõmuks ja teistele õnnistuseks. Aamen. Aamen. Istuda ja peagi lõpetame ja teadetest nii palju eelteatena, et meie koguduse aastapäev on tulemas. See on siis 15. juuni. Pange graafikusse ja 150% olge kohal.
mul on tort ka tellitud, kui te muidu ei taha tulla. Ja me oleme kutsunud ka mõned külalised, nii et kui jumal lubab, siis me keskel on pastor Meego Temmel jutlustamas ja muusikud tulevad Tallinnast. Aga palvetage, et see päev võiks olla õnnistatud ja ilm võiks ilus olla. Rahuaeg võiks olla meie maal veel ja et meiegi võiksime iga päev tunda rõõmu Jumala armust ja rõõmust, mis temast tuleb. Nii, ja siis teadetest rohkem vist praegu ei tule, aga koguneme taas jälle siis juunikuu 1. pühapäeval.